Septembris peetakse rahvusvahelist kurtide nädalat. Ka meie oleme oma saadetes varemgi käsitlenud kurtidega seonduvaid teemasid. Küllap pole kellelegi uudiseks see, et kurtide esmakeeleks on viipekeel. Ehkki kurdid ei kuule, ei tähenda veel see seda, et nad ei saaks rääkida. Nii et me peaksime kõik oma kõnepruugist kaotama sõna kurtum. Viipekeel ongi meie tänase saate põhiteemaks. Alustame aga uudisest. Käo tänaval sai 5-aastaseks raske ja sügava vaimupuudega ning liitpuudega laste keskus. Mis Käo keskuses 5 aasta jooksul on muutunud? Ma arvan, et me oleme läbi teinud küllaltki suure arengu, kui arvestada seda, kui me alustasime 96. 1. september, siis me alustasime oma personaliga ju nii, et me paljud ei olnud selliseid lapsi üldse näinudki. Ja kui meil vahetult enne avamist oli kuu aja pikkune Rootsi-poolne personalikoolitus, siis me saime ju alles niisugused esimesed teadmised selle kohta, kuidas üldse neid lapsi võib-olla õpetada, kuidas neid arendada, kuidas nendega üldse tegeleda. Kui me mõtleme seda, millised me oleme täna, siis see on täiesti öö ja päev, sest me oleme saanud kindlasti selle 5 aasta jooksul päris suured teadmised ja kogemused ja praktika, kuidas töötada raske ja sügava vaimupuudega lastega. Ja teame, mida me nende lastega peame tegema, mis on nende laste jaoks vajalik, mis on nende laste jaoks oluline. Kas teie peres midagi muutus sellega, kui te saite lapse Käo keskusesse tuua? Muutus. Peres tekkis rohkem vaba aega. Esiteks iseenda jaoks ja ka teiste laste jaoks. On teil palju lapsi? 3 last. Minu poeg Tõnu käib siin ja ta käib siin juba 6. aastat. Kas oli kerge Tõnule kohta leida? Kui koht oli olemas, siis oli loomulikult teda lihtne leida, aga selle koha loomisega läks päris pikalt aega. Kui kaua teie laps koolis käib juba? Siin asutuses käib ta juba 4. aastat. Koolis siis nagu teist, sest koolina on see asutus ikkagi 2 aastat. Ennem oli ta hooldusasutus. Kas teie arvates on tähtis, et kõik lapsed käivad koolis? Loomulikult on see tähtis. Eelkõige lapsele. On ta muutunud ka? No kindlasti on muutunud, seda ei saa nüüd öelda nii, et ta oskab seda rohkem, oskab teistmoodi. Esiteks ta suhtleb siin ja teiseks muidugi oskused, mis ta juurde saab. Mina arvan, et laps peab saama arendatud. Kindlasti nende laste puhul ei ole nüüd seda, et ta peab õppima A-d, B-d, 1, 2, vaid laps saab edasi arendatud. Ja see on nagu nende kooliharidus mingil määral. Anna siis millegi. Nii, mina näitan pilti ja kellel läheb selle pildiga kokku oma pilt, see tõstab käe. Eks? Kõigepealt Maria, sina ette ütleks. Jah. Hambari. Eeva. Millega sa Käos oled rahul ja millega ei ole rahul? Rahul olen selle majaga, rahul olen selle kollektiiviga, rahul olen lastega, aga kui rääkida sellest arenguruumist, siis meie kui lapsevanemad loodame ja ootame õpetamismahu kasvu. Milline side teil on lastevanematega? Lastevanemate ja peredega on olnud meil kontakt kogu aeg läbi 5 aasta, aga ma julgen öelda, et see koostöö võib-olla on olnud
ikkagi vähene ja seda tööd tuleks tõhustada. See, mida meie teeme siin majas, mida me oleme lapsele siin käokeskuses õpetanud, siis kodu peab kindlasti seda järgima ja kõike seda nagu edasi arendama, sest püütakse võib-olla rohkem selle lapse enda eest asjad ära teha, aga selleks, et nende laste puhul areng toimub, peab väga järgima seda, mida teeb käokeskus ja mida neile on õpetatud. Kas on tähtis, et nende lastega töötavad spetsialistid, eripedagoogid? Ma leian, et eripedagoog just raske ja sügava vaimupuudega lapse õpetamise ja arendamise osas on ääretult oluline ja leian, et need spetsialistid ja õpetajad on võib-olla kõige olulisemad siin majas. Nüüd on meil stuudios ka teine saatejuht, Reet Adama. Kes te olete? Ma olen Kurt ja töötan Tallinna Kurtide koolis õpetajana. Kas need on kaks kõige tähtsamat asja teie jaoks? Minu jaoks on palju, aga vaatajate jaoks on piisav. Nagu me nägime, vajab Kurt kuuljate maailmas suhtlemiseks tõlki ja täna meil on tõlgiks Inge Oja. Koolis on kurdid käinud aastakümneid, sest Porkuni kool on üks Eesti vanimaid erikoole. Kõrgkooli pääsesid sünnijärgsed kurdid alles siis, kui käivitus tõlketeenus. Kunstiakadeemia on maalikunstnikuna lõpetanud Kurt noormees Toomas Sarapuu. Järgmises videolõigus näeme, kuidas arhitektuuriõpinguid alustab teine Kurt noormees. Minul on esimene üliõpilane Kurtide koolist. Miks te selle ala valisite? Mulle meeldib joonestamine ja matemaatika ja sellised asjad. Nii et joonestamine oli teil niisugune kõva ala koolis? Ja. Nii, Jaani Koks. Ants Salu. Mis kool? Jõgeva. Stiina Seemel. Kuidas? Taavi Sults. Viljandist, Rakosini kooli. Tere tulemast, Regina Toom. Tere. Sina oled Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna õppejõud. Kuid kuidas sa sattusid tegelema viipekeelega? Viipekeel moodustab minu elust ühe osa juba väga väikesest lapsest peale, kuna mu vanemad on kurdid ja minu kodune keel on olnud viipekeel. Ja sealt ma sain selle pisiku, et sellega ka edaspidi tegelda siis juba teadlikumalt. Millal sa eesti keelt õppima hakkasid ja kelle käest? No kes seda enam mäletab ja vaevalt, et mina nüüd oskan seda väga täpselt ka öelda, aga ma ise arvan, et ma õppisin eesti keele oma vanavanematelt. Ja kuna mu isa ei olnud päris kurt, ta oli kuulmisjäägiga ja rääkis päris hästi, kuna ta oli ka Porkuni kooli õpilane kunagi olnud, siis ma sain ka isaga hästi rääkida. Kas sa oled millalgi tundnud, ma mõtlen lapsena, et sa oled kuidagi teistmoodi? Jah, olen küll tundnud ja mitte niivõrd sellepärast, et mu vanemad olid kurdid, vaid et ma tundsin esimestes klassides, et mu eesti keel ei ole kuigi hea ja mul oli raske nende ainetega toime tulla, kus tuli palju rääkida. Tegelikult tahaksin ma sinuga rääkida hoopis õpingutõlkidest. Ja Reet soovis küsida.
mis ajast hakkasid tegutsema õpingutõlgid? Eestis võiks öelda, et õpingutõlgid alustasid oma tööd 1990. aastal. Siis, kui Tartu Ülikooli, tollal Riikliku Ülikooli ja Eesti Kurtide Ühingu ühisprojektina käivitus üks väike lõik. Nimelt tollel ajal projekti juht Valdeko Paavel tuli mõttele, et võiks ülikooli tuua ka kurte inimesi ja koolitada neid kurtide rehabilitatsioonikonsultantideks selleks, et nad edaspidi hiljem hakkaksid ise oma kurtide elu korraldama. Ja kuna ülikoolis varem oli küll kurte õppinud, aga need olid kõik hiliskurdistunud ja väga rasketel tingimustel tulid nad eesti keelega toime ilma viipekeele tõlgita, siis seekord oli esimene pretsedent, kus me otsustasime kurte kutsuda ülikooli õppima koos viipekeelse tõlkega. Kes finantseeris tõlke? Finantseeris tol korral riik ja ka see oli esimene pretsedent, kuna ülikool oli konkursi väliselt valmis kurdid õppima võtma, kuid ta ei olnud valmis finantseerima tõlke ja selleks tuli siis tõlkide jaoks töötasud taotleda riigilt. Ja see oli esimene pretsedent, kus riik finantseeris viipekeele tõlke. Kas nüüd saab iga kurt, kes soovib kõrgkooli minna või kes on valmis kõrgkooli minemiseks endale õpingutõlgi? Teoreetiliselt on tal see õigus olemas, seadusega tagatud. Kuid praktiliselt ei ole see alati mitte võimalik, kuna meil ei jätku õpingutõlke kõikide kurtide jaoks, kes tahaksid õppida ülikoolis. Aivo, kuidas sul aasta on läinud? Ma arvan, et kokkuvõttes läks hästi. Loomulikult oli mõningaid probleeme, aga need said kõik oma lahendused, nii et kokkuvõttes võib öelda, et läks hästi. Kui sa ennast võrdled teiste üliõpilastega, kus sa oled? Ma arvan, et kõik on niivõrd erinevad, et siin on niimoodi raske võrrelda. Aga sa tuled toime? Ja, ma tunnen küll, et saab hakkama. Kui tähtis inimene on sinu jaoks tõlk? Ma arvan, et tõlk on minu jaoks nii nagu kuulja inimese jaoks on kõrvad, nii on minu kui kurdi jaoks tõlk. Teie tegelikult olete Reedaga kauaaegselt tuttavad, sest kunagi te töötasite baaris ja sina olid õpingutõlk. Kumma leidis? No, ma arvan, et me mõlemad leidsime üksteist läbi elu, kuna meie, kes me püüdsime kurte ülikooli kutsuda õppima, tegime selleks reklaame tänu televisioonile, Silmside tol hetkel veel oli eetris ja ka Eesti kurtide ajalehe kaudu Kurtide elu, siis Reet tuli meie juurde ja oli valmis õppima. Ja nii meie koostöö algas siis mina õpingutõlgina ja Reet siis õppijana Tartu Ülikoolis. Jah, nii see oli. Ja kuidas teil koostöö sujus? Koostöö sujus hästi. Nii kaua, kuni raha oli. Aga pärast läks hästi, ikkagi leiti toetajaid, linnavalitsus toetas mind ja tõlkidele sai makstud.
milline tõlk peab olema, et sina koolis hästi õppida saaksid? kui tõlk täidab oma kohustused tõlgina, siis on kõik korras. Siis laabub ka töö. Kas tõlk peab sinuga koos õppima? Ma arvan, et ei pea. Kui ei oleks olnud tõlketeenust, kas sina oleksid ülikooli pääsenud? Ma arvan, et see ei oleks olnud võimalik. Mul ei oleks mõtet siin käia, kui ma midagi ei kuule ja ma saaksin ju vaadata, mida teised kirjutavad, aga see ei ole see. Palju kergem on, kui ma tean, mida räägitakse. Aivo ei tahtnud raamatust õppida ja teiste märkmeid kasutada. Ja kas üldse oleks mõeldav, et inimene omandab kõrghariduse raamatuid lugedes, kirjalikke eksameid tehes ja tal üldse tõlki ei ole koolis? Ma arvan, et teoreetiliselt on see võimalik ja sellist viisi omal ajal kurdid on ka kasutanud. Aga õppimise võlu kaob siinjuures ära ühelt poolt ja teiselt poolt eeldab see väga head eesti keele oskust. Päris ükskeelsed inimesi Eestis on üsna vähe ja kurdid ei ole ka ükskeelsed. Nad oskavad võõrkeelt, eesti keelt. Kui hästi sinu arvates peaks kurt eesti keelt oskama, et ta kõrgkoolis väga hästi läbi jooks või elus üldse? Ma arvan, et kõrgkooli pürgiv kurt inimene peaks valdama eesti keelt heal tasemel. Sellepärast, et ta peab oskama raamatuid lugema, nendest ka aru saama ja ka loengutest aru saama ja ilma eesti keele oskuseta pole see võimalik. Kui te ülikoolis käisite, kas kõik raamatud, mis oli läbi vaja lugeda, said ise loetud või pidi natuke tõlgiabi ka kasutama? Ise lugesin loomulikult. Nii nagu Aivo väga ilusasti ütles, tõlk on ainult kurdile kõrvad. Ülejäänud on kõik kurdi enda teha. Aga ma tahaks kommenteerida, et kui Aivo teiste konspekte ei taha, siis mina küll kasutasin teiste konspekte ja see oli väga kasulik. Kui tunni ajal on loeng, ma vaatasin tõlki ja ma ei saanud samal ajal konspekteerida. Kuulja konspekteeris, õhtul ma küsisin tema konspekti ja kirjutasin endale ümber. Ja minu meelest see on väga hea lahendus ja raamatuid lugesin lisaks. Ma küsin teie mõlema käest, kumb eksamit sooritas? Eksami teeb muidugi õpilane, üliõpilane. Ma sain aru niimoodi, et kas te tahtsite, et muidugi oleneb õppejõust ka. Vahest õppejõud vajas tõlki, aga mõni õppejõud ei tahtnudki üldse tõlgi olemasolu ja käskis vastata kirjalikult. Igale kurdile ei sobi rääkida, sellepärast et üsna sageli võib olla selline olukord, kus tema kõne ei ole arusaadav. Ja seda ei saa ka kurdi käest nii väga nõuda tänu tema kuulmislangusele. Aga ma leian, et kirjalik kõne ja kirjalik eesti keel peab olema kõrgkoolis õppides väga hea kurdil. Ja nii nagu Reet ilusasti ütleski, et üsna palju teadmisi sai ta raamatutest ja kaaslaste konspektist. Ja kui nüüd, mis eksamit puudutab, siis minu kogemus näitas küll ka sellist olukorda, kus tõepoolest kurt inimene sai eksamil kirjalikult hakkama ja me isegi esimestel aastatel toetasime sellist seisukohta, et kõik eksamid vastab kurt kirjalikult. Seda sellepärast, et ei tekiks arusaamatusi, et kas tõlk on tema eest midagi ära teinud või tõlgib valesti.
nagu kuulda oli, on kurdid õppinud Tartu Ülikoolis, õpivad praegu Pedagoogikaülikoolis ja Kunstiakadeemias ja üks kurt noormees alustas ka Tehnikaülikoolis. kuna tipis on väga palju tehnilisi selliseid puhtalt praktilisi aineid, siis selle kursuse mõte muuhulgas on ka see, et teadvustada internetti natuke laiemalt. Et kui, mis ta on mitte ainult juppkaableid ja mingit elektroonikat, vaid et ta on ka kommunikatsioonivahend, meediakanal, kui soovite ka alternatiivühiskond. Veel üks mõte asja juures on likvideerida natukene seda olukorda, kus arvutimehte output channel ei tööta korralikult. Ehk siis tähendab seda, et inimene teab, aga väljendada ei oska. Ja selleks on mõeldud siin sellised asjad nagu kodutööd ja lõpus ka seminar. Ma tahaksin mõlema käest küsida, kas te saite aru, mida tõlk tõlkis? Tõlgist ma sain aru, aga see sõnum, sellest ma ei saanud aru. Ka sina? Mina sain aru, sellepärast, et ma ka kuulsin, et ma ei saanud nagu eraldada seda viiplemist ja häälikulist kõnet. Kas kõik kurdid räägivad Eestis ühtemoodi keelt? Ei räägi. Mis vahe? Kurtidel on ka omad murded, viibete murded. Tallinna pool, põhja pool on ühtemoodi, lõuna pool on teistmoodi viiped. Ja koolid, kus kurdid on õppinud, on erinevad viiped. Kas kõik tõlgid Eestis tõlgivad ühtemoodi? Võiks öelda küll, et ühtemoodi, aga tahan öelda seda, et need tõlgid, kes on kasvanud siiski kurtide peres, nendel on väike vahe. Mis vahe? Nad oskavad lühidalt öelda ja paremini ennast väljendada. Aga need, kes õpivad, nendel läheb nagu aastatega tulevad need kogemused. Nad ei ole halvemad, mitte seda, mitte halvemad. On teistsugused? Jah, seda küll. Kumba seltskonda sina kuulud? Oma viipekeelega? Ma ütleks, et ma kuulun mõlemasse. Et ma olen kurtide vanemate laps ja õppinud kodunt esimesed viiped, aga samas ma olen ka õppinud viipeid kursustel ja olen ka läbinud selles mõttes tõlkide koolituse. Mis nüüd puudutab kurtide erinevat viiplemist, siis tõepoolest Eestis kurdid kasutavad erinevaid viipemärke, aga nende viipekeele süntaks on ka erinev. Ja see tuleneb sellest, et traditsiooniliselt on olnud Eestis domineeriv suuline õpetus või suuline metoodika, meetod. Ja sellest tulenevalt on siis viibeldud eesti keel või? Sellest tulenevalt on kurdid rohkem rääkinud ja kasutanud viipemärke ja sellest tulenevalt omakorda on viibeldud eesti keel. Ja nüüd, kui 1995. aastal käivitus viipekeelne või kakskeelne õpetussuund Eestis, siis nüüd me võime hakata rääkima ka viipekeelsetest kurtidest. Ja tõepoolest see eeldab ka teistsugust viiplemist. Kui lühidalt öelda, mis on need tähtsamad erinevused viibeldud eesti keele ja viipekeele vahel?
teoreetiliselt hästi lühidalt öeldes on süntaksi erinevus. Siis lauseehitus. Just nimelt. Sõnad pannakse teistmoodi ritta. Jah, ja viipekeeles kasutatakse rohkem ka miimikat ja neid ruumisuhteid. Kas tõlk peaks kasutama miimikat? Ma ei saa öelda, kas ta peab, aga selle kaudu saab väga palju paremini ennast väljendada. Ma ei saa öelda, et peab. Tõlkide viipekeele kasutamise kohta ma ütleks nii palju, et hea professionaalne tõlk peaks olema ettevalmistatud nii viipekeeles kui viibeldud eesti keeles ja vastavalt siis kliendile või situatsioonile, kus tal tõlkida tuleb tal siis valida, kas viibeldud eesti keel või viipekeel praegusel hetkel. Ja päris kindlasti tuleb seda tõlkidele õpetada. Ja nagu muu maailma kogemus näitab, et tõepoolest, kui algselt hinnati rohkem neid viipekeele tõlke, kes tulid kurtide peredest, kuna arvatakse, et nad tunnevad kurtide kogukonda paremini ja oskasid ka kurdile sõnumi paremini mõistetavaks teha, siis mida aeg edasi ja mida iseseisvamaks muutuvad kurdid ise ja mida rohkem nad koolis õpivad ja haridust omandavad, seda rohkem nad eelistavad tegelikult neid tõlke, kes tulevad kogukonna väliselt. Seda näitab muu maailma kogemus ja ma arvan, et Eesti liigub täpselt selles samas suunas. Kurdid õppisid meil siiamaani 3 koolis, Porkuni koolis, Tartus Hiie koolis ja Tallinna kurtide koolis. Sellest sügisest on Porkuni koolis ainult pimekurdid lapsed. Tallinna kool on lapsi puupüsti täis ja kooli võeti ka üsna palju uusi õpetajaid. Õpetaja Kreek, kui kaua te töötate kurtide koolis juba? Selle aasta 27. augustist. Ja kuidas te hakkama saate? Saan hakkama nii, et ma kirjutan õpilastele ja nemad siis kirjutavad mulle vastu. Aga peaksite oskama viipekeelt? Ja me hakkame õppima 1. oktoobrist. Lubati. Viipekeele kursused on 3-aastased. Nii et kool korraldab teile? Kool korraldab, jah. Aga ehk oleks hea olnud varem õppida? No kindlasti oleks varem olnud, tähendab, oleks huvi olnud varem õppida, jah. Mõned kursused või midagi sellist, sest praegu on küll ikka selline abitu olukord minu poolt. Tegelikult te olete väga tähtsa aine õpetaja, eesti keele õpetaja ja te ei oska kurtide emakeelt, mille kaudu õpetada. Kus kohas peaks noortele õpetajatele õpetatama viipekeelt? No võib-olla nendes kohtades, kus korraldatakse üldse õpetajatele kursusi, ma arvan. Praegu pedagoogika ülikool seal Raadiku tänaval teeb. Et seal peaks olema võimalus valida? Võimalus valida, jah. Et siis on iga inimese oma asi, kas ta õpib või mitte? Teisi kohti nagu ei oska. Kas te olete ainuke, kes ei oska viipekeelt? Ei. Sellel aastal tuli siia kooli kohe päris palju õpetajaid, nii et meid on palju. Kes peaks õpetama tõlke? Laiemas plaanis siis riik. Sellepärast, et kui riik on praegu tunnistanud viipekeelt kurtidele üheks õpetuskeelena, samas riik toetab tõlketeenust, siis tuleks ka riigil hea seista selle eest, et saaks välja koolitatud need inimesed, kes seda tööd saaksid teha. Aga ma küsin selles mõttes, kes peaks õpetama, kas kurt või kuulja? Traditsiooniliselt on olnud niimoodi, et on viipekeelt õpetavad kurdid, aga ka need kurdid, kes on ise õppinud viipekeelt ja on õppinud, kuidas viipekeelt õpetada. Ainuüksi viipekeele oskusest ei piisa selleks, et viipekeelt hakata õpetama, seal taga on ka oma metoodika. Kui nüüd rääkida tõlkidest, siis nii Eestis kui ka mujal maailmas päris algselt on hakanud tõlke koolitama tõlgid ise. Ja ka Eestis on see traditsioon olemas, kuna meie olime natukene arglikumad ja tagasihoidlikumad, siis
me kutsusime endale abilised Soomest ja Soome tõlgid tulid ja koolitasid meie tõlke. Aga üldjuhul ma näen, et tulevasi tõlke hakkavad koolitama täpselt samamoodi nagu viipekeele puhulgi koolitatud tõlgid ise. Ma tahtsin küsida veel, et kui kaua tuleb õpetada häid tõlke, et saaks üks inimene heaks tõlgiks? Jah, ma mõtlesingi selle peale, et kui Reet ütles, et on erinevus nendel kurtide kogukonnast tulnud tõlkidel ja koolitatud tõlkidel, siis Eestis on see tõepoolest erinevus on märgata, sellepärast et need inimesed, kes tulevad kurtide kogukonnast, nad on väga pikki aastaid olnud koos kurtidega ja nad oskavad paremini käituda võib-olla mingites konkreetsetes situatsioonides. Aga selleks, et heaks tõlgiks saada mujal maailmas, õpitakse 4-5 aastat, 3-4-5 aastat. Meie pole veel nii pikka aega oma tõlke koolitanud, sellepärast on võib-olla see ka erinevus märgatavam. Kas mujal maailmas 4-5 aastat on nagu päevane osakond õppimiseks? Ja, see on päevane osakond ja alustatakse viipekeele õpetamisega. 2 aastat õpetatakse viipekeelt ja teine 2 aastat siis tõlketeooriat ja tõlgi rolli, tõlgiks olemist. Et see on väga pikk aeg ja seda õpetatakse läbi kurtide kogukonna ja läbi kurtide vajaduste. Ja õpetatakse neile ka erinevaid keeli ja keelevorme kasutama. Kahjuks, et meil niimoodi Eestis ei ole, see tähendab seda, et kurdid on tagasihoidlikumad. Kas on nii, et me ei ole taotlenud, et tõlkide liidust või kurtide liidu abil? Praegu võiks öelda küll niiviisi, et tõepoolest senimaani on aktiivsemad olnud tõlgid ja kuuljad inimesed ise. Kuid Rootsi kogemuste põhjal ma võiksin väita, et kas nüüd ainult kurdid, küllap kurdid koos teiste organisatsioonidega peaksid selle eest küll paremini seisma. Et siiamaani justkui tõlgid võitlevad ise oma õiguste eest ja samal ajal nad peavad ka head tööd tegema. Et kurdid võiksid Eestis olla aktiivsemad taotlejad, mitte ainult kritiseerijad. Tõlgina töötades olen ma praktiliselt iga päev uues ja huvitavas situatsioonis, nii et töö iseenesest on hästi vaheldusrikas. Teil on oma organisatsioon. Kui vana? Esimest korda tuldigi kokku minu teada 89. aastal ja tõlkide ühingu loomiseni jõuti 91. aastal, siis nagu ametlikult vormistati dokumendid 91. aastal. Kui palju Eestis on viipekeele tõlke? Praegusel hetkel atesteeritud tõlke on täpselt 25. Ja kus pakutakse tõlketeenust? Tõlketeenus toimib suuremates keskustes, kus kurte on rohkem, Tallinnas, Tartus, Pärnus, Kuressaares, Viljandis on meil üks tõlk. Aga me osutame teenust ka valdadele, väiksematele kohtadele, sõidame Tallinnast või Tartust või Pärnust kohale ja teeme töö ära, kui vaja. Kui palju tõlgid ise võitlesid selle eest, et tõlketeenus ellu kutsuda? No tõlketeenuse sünnis on vast üsna suur osa just Kurtide Liidul ja Sotsiaalministeeriumil, kelle koostöös see teenus nagu tööle pandi. Millistes situatsioonides tõlki vahe läheb? See oleneb kurdist. Mõni kurt vajab ainult loengul, mõni vajab arsti juures käimisel, mõni pangas. See on kõigil individuaalne. Tõlkide probleem Eestis on tõesti väga terav ja tõlke napib.
nii kvantitatiivselt, see tähendab arvuliselt kui ka kvalitatiivselt. Ja kui me täna oleme rääkinud palju õpingutõlgist, siis tegelikult näevad normid ette selliselt, et õpingutõlgiks võib olla inimene, kellel endal on sama haridustase. Et kõrgkoolis ei saa tõlkida, ütleme, põhi- või keskkooli haridusega tõlk. Aga Eestis me ei saa endale sellist luksust lubada, sellepärast siis jääksid meil paljudel kurtidel kõrgkooli astumata. Ja selles mõttes tuleks neid tõlke juurde õpetada nii kvalitatiivselt kui ka arvuliselt suurendada. Aitäh, Regina, et sa said stuudiosse tulla. Ja tegelikult me tahame sulle soovida edu sinu teaduslikus töös, mis ei too sulle mitte ainult kraadi, vaid on tegelikult kasuks kurtidele ja viipekeelele ja viipekeele tõlkidele. Aitäh kutsumast ja ma tahaksin omalt poolt öelda, et võib-olla praegune olukord, mis Eestis on tekkinud, et ei ole põhjust paanikaks, sellepärast et oma tööd tehes ja teiste maailma kogemusi uurides ja tutvudes nendega, ma julgen väita, et kõik need valupunktid on ka mujal maailmas läbi elatud. Et me saame minna ikka sammhaaval, mitte üle hüpata. Ja ma arvan, et Eesti on just praegu selle koha pealt, kus võib-olla on hetkel kõige valusam, aga mis mujal maailmas on üle elatud. Et need paremad ajad on ikka ees. Ma tahan abielluda. Avalduse kirjutame kahekesi. Nii, sõrmuse raha minul ei ole. Mul ei ole tööd, ainult see kuuljate pension. Sina käid tööl. Mina võin taotleda toetust sõrmuse ostmiseks. Kas sa saad aru? Nii, lähme viime nüüd avaldused sinna sotsiaalametisse ja perekonnaametisse. Vaata, see on sõrmuse rahataotlus. 90% ulatuses palume riigil välja maksta. Minul ei ole raha. Ma saan ainult kuuljate toetust. Lähme. Ma ei oska seal midagi, sina viipled. Kui tõlki ei ole, ma ei saa midagi teha. Mine sina minu ees. Ma ei saa midagi aru. Küsi, kas neil tõlki on. Küsi, kas tõlki on. Kuidas ei ole tõlki? Kuidas ei ole? Ma ei saa midagi aru. Kuidas Sotsiaalministeeriumis ei ole tõlki? Teie ka ei saa aru, mis ma räägin. Ma lähen Kuuljate Liitu ja me nõuame, et meie eest hoolitsetakse ja meile tõlgid muretsetakse. Kas sa said aru minust? Said aru. Minu mees saab minust aru. Tulevane mees. Küsi, miks ei ole tõlki? Küsi. Mis ta vastas? Ei, mida tema vastas? Mida ta vastas? Jah, et raha ei ole või? No kuidas raha ei ole? Eelmisel hooajal ühes saates rääkisime Tallinna linna ligipääsetavusest. Reageeris Hansapank, kes käis Tallinna liikumispuudega inimeste ühingus, uuris, millised nõuded pangaautomaatidele esitatakse ja tegi väga kiiduväärseid muudatusi.
kas see on hea pangaautomaat? Ja see on siin küll väga hea automaat. Just paraja kõrguse peale näeb ilusti ekraani ja klaviatuure. Mis tavaliselt probleemiks on? No ongi, kas klaviatuur on liiga kõrgel, et sa nagu toolist ei näe. Ja siis ekraan, kus kirjad tulevad, ta nagu alumist rida ei näe tihti peale, pead ennast nagu kätega üles tõstma, et siis näha. Kas oleks tark, et teie kõik, kes te ratastoolis olete, teaksite, kus on madalal automaadid? No ühesõnaga, kes on toolis ja kasutavad neid automaate, nad enam teavad ka, on kindlad automaadid, mida kasutada. Aga noh. Kuhu sa veel läheksid? Kus on selline automaat? Mustamaa haiglas on ja Nõmme keskuse juures. Üldiselt on nii enam-vähem normaalsed automaadid pääseb ligi. Kuhu on raske päästa, on Kadaka Selveris. Seal on automaat on kaugel sügaval, pimeda kohal. Miks Hansapank otsustas osa oma automaate madalamaks ehitada? Siin aasta esimesel poolel tekkis avalikkuses väike diskussioon selle üle, et paljudel juhtudel liikumispuudega inimestel ei ole võimalik pangaautomaate normaalselt kasutada ja sai võetud vastu otsus koos liikumispuudega inimeste liiduga läbi sõita kogu Tallinn, välja valida sobilikud automaadid, mis juurdepääsutee saavad ning seda on ka tänaseks tehtud ja 25 sularahautomaati üle Tallinna on endale siis sobiva tee juba saanud. Kas see ettevõtmine oli kallis pangale? Ma usun niimoodi, et hind on antud teema juures teisejärguline, et olulisem on meie jaoks see, et kliendid oleks võrdselt teenindatud ja koheldud. Ma tänan teid, et te nii aktiivsed olite ja pärast eelmist saadet mulle helistasite. Ka täna ootan ma teie telefonikõnesid ja loomulikult kurtidelt fakse ja e-maile. Kohtume jälle 2 nädala pärast.